No nii, meil käib pakkimine täies hoos. Ja kui sa beebiga ei paki torude vahesid neid auke siin mähkmeid täis, siis what are you even doing? Tšau. Tšau. Nonii, hello, meie oleme jõudnud kohale. Veits ruunasime juba korteri ära oma asjadega, aga korra näitan siis ka, mis meil siin sees ja väljas on. Mis vaade on ja mis meil sees on. Siin sellises elamurajoonis siin on meie kodu Mercadona kogu aeg olnud. Selle maja taga seal on siis see suur parkla, karavaniparkla, kus me varasemalt elasime. Ja sees on selline mega väike elutuba ja köök. Siin diivani peal magab siis Aleksander ja see siin on meie magamistuba, mega tiini-taini. Siin on esik. Sandri. Sinu või? Mis sa tegid? Jah. No nii, see tšikk on mingi täiesti üle väsinud. Aga muidugi ma astusin kuskile sisse. Aga sõnaga me jõudsime kohe paseo peale. Hispaaniasse! Pärast. Mitu kuud? Siin on maatükk. No veits. Siin on maatükk müügis. Ja siis mu lemmikükk on seal nurga taga. Jaa. Ainult reitsi hinnaga maad. Ma ei suuda uskuda, et meil on peres mingi inimene, kes ei ole paseo peal käinud veel. Oh my god, kui tore. Ja selleks, et meie saaksime nautida, et oleks tore, siis Padre peab lihtsalt jebima igasugu inimestega. Jääle teinud ühe kultuuri. Me oleme 5 minutes in ja juba väike rollo kebaab. Väljas on rits padukas. Kuna meil on siin plaat põrandal, mitte laminaat, siis jõhkralt külm on. Ei taha, et see neiu peaks külmetama seal. Endalgi võtab varba külmaks. Käisime Hiinakast. Ostsime need matid ja paneme need siia maha. Ehk siis praegu on selline. Ja neid selliseid nagu need IKEA Nii. kotid, vaata. Jah. Et kui me ikkagi tahame võtta pagasi või? Emme! Mine, Pekki! Ma reageerisin Whale'iga hilja, aga siin on meie esimese hommiku puder, milles ei ole soola, sest me unustasime. Me ei ostnud võileiva asju, ehk siis me ostsime oma tavapärast hummust ja guacamolet ja seda. Hummus on seal. Ja avastame siin vaikselt asju, mida oleks vaja juurde soetada. Aga jah, siuke, kuidas maitses ilma soolata puder? Ma ei tea, ma lihtsalt Kuidas maitses? Nii hull. Vaat, jah, söödata sai igal juhul. Tere hommikust. Kus me lähme? IKEA. Mis IKEA-sse lähme? Sest Hispaania Airbnb-d on väga, kuidas ma ütlen, viisakalt askeetlikud. Piltide pealt vaatad, et mingi enorm timm. Aga millegipärast neile ei meeldi soola osta Airbnb-sse, kohvi osta Airbnb-sse, köögirätikut ei ole, majapidamispaberit ei ole. Ma saan, mingi osa sellest on kindlasti kultuur ka, aga... Söögitooli on vaja. Ja panni. Ja panni, jah. IKEA. Muidu ei arvanud, et IKEA-s hinnad erinevad on, aga minu lemmik põrandalamp on 10 € siin soodsam kui Tallinnas. Jõhker.
ei juhtu midagi. oi joo, ma tegin endale. Jesus Christ. Abi. Tegid nahka või? ei, ma ei tea, millest sa räägid. Meil on korteris selline suht armas väike nurk, aga ta on suht pime, seal ei ole nagu mingisugust kotti. Panna siia. Ootan. Ei ole sellist nagu valgustust seal ja ma ei ole terve igaviku ühtegi küünalt põletanud, aga nüüd ma näen, et sinna küünal oleks mingi meganunnu. Õhtuti, kui me vaatame, eile vaatasime Masterchefi ja oleks täiega mõnus olnud, kui seal oleks mingisugune väike küünal põlenud, nii et võtame siit igast ja küünla ka ja siis ma vist, mulle tundub, et oleme suht lõpu järjel ja siis ma saan pärast hauli teha. Meil oli väike arutelu siin, kuna neid küünlaid vaadates Eero ikkagi mõtles, et võiks olla lõhnaga küünlad. Mina tean, et beebidega ei tohi lõhnaga küünlaid ja siis küsimus teile, kellel on beebid, kas te üleüldse põletate küünlaid kodus või kui põletate, siis kas kindlasti nagu ilma lõhnata või tegelikult on nagu lõhnaga küünlad ka okeid. Ega ise ei teagi, mis on nagu selline liiga ettevaatlik ja mis on okei piirang nii-öelda. Jeekin. Hello, teeme siis kiire hauli, mis me siis ostsime. Meil on kiiresti lõunaks vaja. Meil tegelikult ootab ees 2 kuud FitLife'i, aga praegu algus on megakonarlik. Aga meil tuleb siis meie tavapärane Hispaania lõuna, tuunikala, tomatikastmes, ühesõnaga pasta, mida iganes. Nii, siis siin on mingisugune täiesti plönn, mingi metallkohvi kann, kus sa keedad vett ja see pritsib sealt ülevalt alla. Abi! Ehk siis mõtlesime, kas on mõtet 8 kuuks osta IKEA-st endale see presskann. Arvestades, et me täna mina maksin 2,55 kohvi eest ja Eero maksis 1,60, siis suht kiiresti tõenäoliselt nagu maksab iseennast kinni või on mõistlik. Me peame siia selle kohvimasina nagu Soola ikka ei ostnud. Mida ei ostnud? Nüüd peab käima. Siis ostsime köögirätikuid sellepärast, et uskuge või mitte, siin ei ole. Ma ei tea, kas ta ei jätnud meile sellepärast, et me tulime nii pikaks. Aga megatüütu variant. Küll aga, mis ma seekord jätan tegemata, on see, et ma ei pese läbi neid. Ehk siis me võtame kohe kasutusse need üübervärvilised, aga ma sain aru, et veits selle sinise seina siin ja sellega nagu lähevad kokku. Sinine siin. No seesama siin, et endale koju, ühesõnaga sellist värvi ei ostaks. Siis võtsin lihtsalt ühe, meil on siin tegelikult mingi rätik olemas ka, aga võtsin lihtsalt ühe, et ma ei tea, nägu käsi ei taha siia kuivatada, sellepärast, et see on, aga no mida iganes. Pihvi pea kuivatada pärast duši, whatever. Nii, siis meil ei ole siin mitte mingisugust kohta, kuhu panna nõusid, ehk siis, et üks metallalus, kui me peseme 3 taldrikut ära, siis on juba error. Ehk siis tegelikult oli vaja ühte sükest asja, mis aitaks neid asju seal paremini ladustada. Ka mingisugune olematu hinnaga, mingi 2,99. Aga teeb elu selle aja jooksul väga palju mugavamaks. Põrandad megakülmad, ehk siis need siin on nagu plaaditud põrand, megakülm põrand. See matt, mis meil siin on pandud neiu jaoks, aitab mega hästi edast välja, aga jälle 1,99 sussid ja päriselt mõõtusussid, mitte siis sellised, nagu me tavaliselt hotellist saame, mingid erakordselt suured. Siis, kuna neiul oli ka sünnipäev, siis me ostsime ka tikud juba, mis tähendab seda, et me saame esimese õdusa olemise siia luua. Ja ikkagi ei võtnud lõhnaga küünlaid. Mina tahtsin endale ühte patja, poisid ei leidnud, et neil on vajalik. Siin on paistavad suhteliselt nagu uued padjad või nagu hästi hoitud. Mina endale siiski soovisin ka kõvasti madalamat lihtsalt sellepärast, et mul oli reksilt kõrge padi täna öösel magades. Siis siin ei ole vannitoa vaipa.
see küll ei ole tõenäoliselt nagu kõige parem, sest see ei hinga, ehk siis kui see on kummipõhjaga, et kui see vettib läbi, siis ta naljalt ei kuiva ära. Aga jälle mingisugune hind oli, ma ei tea, 2,99 või? 1,99. Ehk siis mega väike kulu korteri omanikul teeks meie kogemuse nii palju paremaks, aga ta ei ole seda soetanud. Siis samamoodi 1,99 või isegi 99 senti, ma ei mäleta. Porimatt, kuhu panna siis jalanõud väljast tulles. Lõikelauda samamoodi, siin on, sa kunagi ei tea, kas seal sees on tehtud kala, mingit liha. Siis üks silikonist spaatel, mis on kodus ka mega oluline. Mega hea nagu abivahend köögis ja nii palju parem kui see mingi vana plastikjünn, mis siin oli. Ja siis üks parimaid asju ever on see IKEA. Kas selle asja nimi ongi IKEA 365+? Vau, selline pann. Kõige parem. Ostsime jälle siia kõige selle suurema variandi. Sellega on nagu hommikumuna, kastmed, nagu you name it, kõike. Mega hea, mega mugav teha. Ja mille järele me siis nagu peamiselt läksime, oli söögitool. Nii et nüüd saab neil siis hakata ka einestama. Vot selline superkiire haul. Proovime nüüd kõik need asjad siin kuidagi ära sättida ja siis saame juba süüa ja saame selles mõttes tore, vähemalt siis tulevastel, kes siia korterisse tulevad, on siis söögitool olemas ja põranda vaibad. Eks me põhimõtteliselt kingime nendele tüüpidele. Põhimõtteliselt kingime, jah. Mis meil läks kingi? Meil läks 85 €. Oh, sai. Aga Worth it, ma arvan. ma arvan ka, arvestades lihtsalt, kui pikaks me tulime, siis mulle tundub, et see mugavus on väärt seda. Ja no kohvi mõttes. Ma tean, et see mingisugune 12,99 ei ole inimeste jaoks mitte mingisugune summa. Küll aga mul on nagu selliste summade vastu veits allergia. Vist sellepärast, et ma tean, et see ei ole pikaajaline siis mitte investeering, aga ühesõnaga saad aru küll. Nii et võtame nüüd need sildikesed siin ära. Neid siit isegi ei saa ära või? Jaiks. Peab lõikama. Lõikama, jah. Jeesus Maria. Ühesõnaga, super edukas käik. Nii ja sellest siis sündis selline ühe potiroog. Kudi. Okei, ma kiusasin seda. Nii, näita nüüd, mis sa said. Okei, producer Boykov. Õde magab. Me käisime kaarte ostmas. Väike hurma. Aga kaardid on mega veidrad. Siin ei ole nagu potti ja risti ja need. Ehk siis ma ei tea. Üritame aru saada. Nagu 2K on nagu 2K26 nagu korvpalli mäng. Ja on päris korvpalli. Aga nüüd 26 on uus. Kõik uue. See 26. On 2 läks. Abi. Koodid slaidid sulle. Nagu annan teile 5 või 3 alla. Või 6 või 8. Siaks jaman. Tiisus. Ma ei saa. Täitsa tekkis. Oh my god. Siis need kaardid. See on notice my game. Kaardid jäävad iga pool. Sinu pärast. Oota ära. Oota ära.
oota ära siis. I'm depressed. Ainult Hispaanias on reaalselt küpsis ja püreebeebid, mida värki. Need näevad nagu kõik nii ebatervislikud välja, et see on ulme. Küll aga siin on muid ka. Hello. Käes on põhimõtteliselt meie 3. päev siin ja lõpuks on päike, mis on mega. Laps ei pea olema voksi soojakotis, võib-olla isegi voksi soojakott ei ole nagu super niiske pärast seda unekest. Nii et thank God jõudis ka õige Hispaania ilm lõpuks meieni. Jibi, Aleksander just ütles, et nii kahju, et õde magama peab jääma, sest tahaks, et õde saaks ilma nautida ja Mul on müts selgenda. Ilma nautida ja ümbrust vaadata, sest praegu on lihtsalt ainult vihma olnud. Aga lähme nüüd, hakkame enda treeninglaagriga tänasest pihta. Siiamaani on suhteliselt selline taastumine olnud mega naljakas, nagu oleks, ma ei tea, millise ajavahe trippinud, et kogu aeg on uni, kogu aeg on nälg. Ja neiul on mega halb tuju olnud 2 päeva. Ja mega kurb oli vaadata seda. Aga me nüüd saime aru. Ja nüüd saime aru, mis me saime aru? Tal hakkab hammas tulema. Ja tal paistab väike kiku. Ehk siis sellest hetkest, kui ta sai 7-kuuseks, siis hakkas tal see sealt välja tulema ja nüüd siis on päriselt nagu päris hammas näha seal ja lusikas juba kolksub püreed süües. Nii et leidsime põhjuse, mis on tore. Nüüd on teada, et saame ühel hetkel oma õnneliku lapse või rõõmsa lapse tagasi. Aga ühesõnaga, lähme nüüd vaatame oma stardipositsioonid ära, mis me trenni mõttes suudame teha. Luuatunded on siit poole. Ja esimene soojendusstress lendab seljast. Osa. Nii, mis me siis teeme? Nii, mina teeksin rippumine, ajavõtt mitu lõuatõmmet, siis need tipid, siis mina teeksin veel seda selga, ripud niimoodi, siis tõmbad ennast vastu. Ja siis ma ei tea, kas midagi veel. 4 harjutust on päris okei. Siin hakkame siis tegema. Siin veedame me suure osa, Aleksander, oma 8 kuust. Aga mis järjekorras te tahate teha? Ehk siis vaatame, mitu Aleksander suudab teha ilma, jah? Hästi. Nii, jah, 2. Nii, ja nüüd proovime siis kummiga. Neli. 4, jah? Stress maha. 0 mingit trenniriiet on muidugi seljas. Ei, enne pead ilma tegema. Ei, mina ei tee tõesti. 1, 2, 3, 4. Läks. Ehk siis lihtsalt see, kuidas siin on nagu kõik treenivad ümberringi, mis on mega hea siuke nagu motivatsiooni boost. Ehk siis Aleksandri rippamise aeg oli 1.21. Vaatame minu oma. Ma ei jaksa praegu üldse. Sí, de piso. Bien, tío, está bien. Ehk siis minu aeg 1.16.
järgmine harjutus on see, et rind vastu. Austraalia õuetõmbe. Ma ei jaksa. 5. Väga hea. Hästi. Läheb. 13. Palju? 20. Tubli. Ja nii, lõunaaeg on käes. Siin on meie typical Mexican food väikeste kuidagi muudatustega. Joo. Tšauki. Nii. Meie lähme nüüd sõnaga oma spordiringile. Kohe paneme kellad käima. Lähme Paseo peale ja teeme kiire 10 kiltsa. Ja siis on tänaseks teine trenn ka tehtud. Siis olemegi nüüd oma teise päeva treeningringil. Lähme välijõusaali. Vaatame, kas me saame seal oma harjutused tehtud. Mingi uus äge koht, kus on padeliväljak ja asjad ka. Eero käis juba eile skautimas, nii et lähme kõik on. Ma olen nii energiline. Tere hommikust! Kus lähme? Jõusaali. Jõusaali. Sama rada, mis eile. Lähme vaatame, mis me saame tehtud. Mõtlesime küll, et meil on rannas lähemal need torud, mille peal teha, aga see jõusaal, mis on siis 1,5 kilomeetrit meie kodust. Tegelikult seal on nagu mega head masinad. Päriselt saab raskusi teha ülakehale. Et mulle tundub, et see on väärt seda haiki sinna. Nii et lähme teeme seal, pluss see 1,5 kilomeetrit ei ole väga midagi. Hea mõnus tiks siin päikese käes. Et nüüd praegu näitab feels like 19. Ehk mega soe on, isegi täitsa palav pika varukaga ja musta sellega. Tänkad, et sa pusa ära võtsid. Nii, we are back! Hästi. Läheb. 2 veel. Läheb. Üks veel. Jõuad. Hästi. Oh my god. 10. Jah, pomaki. Oh god. Hästi. Putukad söövad. Palju? 13 tegin niimoodi, aga 20 tegin eelmisega. Oh my god. Hästi. Thank you. Paksu. Oh, ma ei jaksis. Vaata, mis see treenib. Nii. Ongi õlad ja tricepsid. Ühesõnaga, ülidemotiveeriv. Seda enam, et mul on notesides kohe kirjas, mis raskustega ma tegin trenni, kui ma käisin viimati trennis, ka rasedana. Ja lihtsalt nagu keha on nii nõrgaks jäänud 8 kuuga, et see on täiesti ulme. Et selles mõttes on tore, et kui sa paned endal mingisuguse stardipositsiooni kirja, mis su mingisugused raskused on, ja siis ma ei tea, kas või nagu paari nädala tagant võrrelda ja näha, kui palju paremaks on läinud. Nii, tund ja 10 hiljem oleme oma trenniga valmis. Ütleme nii, et see käekene, mis seda telefoni peab praegu hoidma,
on pigem nuudel, õlg on pigem nuudel, aga tegin ka need harjutused, mida füsio mulle andis. Ehk siis sain oma kroonilise seljavalu, ka uus diagnoos, kroonilise seljavalu jaoks harjutused, 3 harjutust ja kui lähen tagasi Eestisse, siis kohtume jälle ja saan mingeid harjutusi juurde, aga need on siis sellised head harjutused, mida saab jooksu peal kuskil teha ja ise ka praegu näen, et siin on ka see padelisilt. Ma ei ole saanud nüüd pärast sünnitust ka kordagi padelit mängida, sest alaseljavalu on nagu nii hulluks läinud, et ma loodan, et nüüd selle 2 kuuga siin vähemalt saab selle kere nii tugevaks, et saab mängida jälle. Siin on padeliväljak, mis oli 12 euri või? 12 euri, maksab 90 minutit, mitte inimene, vaid väljak ise. Ehk siis sellise raha eest võib täitsa ise käia kõksimas siin. Me veel mõtlesime, et kas toome reketit kaasa ja otsustasime seda mitte teha. Aga jah, siin Decathlon isegi võib-olla vaataks Marketplace'is, kes müüb Fongirellas ja ostaks otse. Vot, on muidugi mingid sõbrad ka siin, kellel on padelireketit kaasas, nii et võib-olla saab kamba peale miskit korraldada. Aga läksime nüüd tagasi, lähme Paseo peale, päästame Popsi ja Chiquita Bonita välja ja lähme jõutama. Ühesõnaga tulime Magnesium Glycinat, 60 kapslit on siin 12 eurot, apteekis oli 30 kapslit, oli 15.95 ja võtame siis 35 on siin, mitte 30. Ühesõnaga me võtsime need nagu Reese's Cups, näitega rahta. Võtsime need. Joonu tegi kingituse Aleksandrile, kui nunnu. Keegi ei julge püüda. Kus sa oled? Kus sa oled? Popsil jäid hommikul harjutused tegemata. Nüüd on tema kord. Oh my god, ma jõudsin! Ma ei saa tagasi tuua ennast sellest. Ei, sa teed ära selle. Ja nüüd! Oh my god! Oli hirmus ka või? Ei olnud. Aga ma ei julge nagu teha lõppu ennast. Nice! Tulin oma pikalt ringilt ja holy smokes, nagu Eero ütles siis, ämber süüa. Like a card game with the kiddo. No siin käib väike ehitamine või lammutamine, pole kindel. Oh my god, you beat. Oota, stop!